Margit Udam, kas täna juhtunu tähendab seda, et valimisliit inimeste linna saanud ajalooks? Ei, ma arvan, kindlasti ta ajalooks saanud ei ole, aga võib-olla ma alustaksin sellest, hea Mati, et täna on umbusaldus. Ja mina, kes ma läksin selle umbusaldusega kaasa, ma täiesti ausalt võin öelda, see ei olnud absoluutselt kerge otsus. See nõudis ikkagi väga pikka enesesse vaatamist ja üldse sellist analüüsi, et miks ma siin olen, miks ma seda tööd teen, miks ma olen otsustanud kandideerida. See oli tegelikult väga raske otsus. Aga miks ma seda tegin, mis sai nagu saatuslikuks? Esimene punkt minu jaoks on see, et Paidel on väga rasked ajad loomulikult, on väga palju kärpeid juba tehtud ja väga palju kärpeid eelarve poole pealt ootab ees. Aga meie, kes me oleme siin linna valitsemise juures, linna juhtimise juures, me peame tegelikult olema eeskujuks ka kärbete poole pealt. Et kui me lähme allasutuste eelarveid vähendame, siis me peame ka vaatama kriitilise pilguga üle enda kulud, mis tähendab siis nii volikogu tasud kui ka abilinnapeade tasud, volikogu esimehe, aseesimehe tasud, et pigem nii pidi minna. Aga mingisugune jätk peab ju ka tulema, see ei ole ju lõpp ja kas selles suhtes on vähemalt teil omavahel mingi selgus olemas, mis saab edasi või milline variant vähemalt lauda pannakse? Ja, omavahel on meil selgus olemas, et kindlasti me läheme seda teed, et valitsemiskulusid tuleb vähendada, kriitiliselt üle vaadata abilinnapeade ametikohad, et kas meil ikkagi on vaja 2 abilinnapead, võib-olla saab mingi aega ilma abilinnapead, et hakkama selle raske aja just. Et ongi selline kriitiline punkt, ma ütlen.